ta on nagu mõnes mõttes nagu narkootikum. Multika vaatamine ei ole eluks vajalik. Kõik tuleb temani hästi kiiresti, hästi tugeva stimulatsiooni läbi, on ju. Seda on liiga palju. Sa arvad, et sa tead, milline on populaarne sisu YouTube'is? Mõni kuulus influencer, draamakanalid, Mr. Beast järjekordset lambot õhku lennutamas, lasertech, seda niikuinii, aga ei. YouTube'i üks edukamaid kanaleid ei ole mitte ükski nendest variantidest. Selle peategelane on hoopis beebi ja arbuus. Cocomelonil on tuhandeid videosid ja 41 neist on jõudnud ületada miljardi vaatamise piiri. Kokku on sellel kanalil 201 miljardit vaatamist. Vaata, miljard ei tundu nii suur, kui ma lihtsalt ütlen seda, nii et vaata seda numbrit. Lihtsalt vaata. Jep. Ja kõik see on kogutud sõltuvusse jäänud laste pealt. Aga Cocomelon ei ole sugugi ainuke YouTube'i kanal, kus vaatamisi kraabitakse kokku nagu kulda. Ja täna sukeldume veits sügavamale nendest värvilistest tantsivatest kujukestest ja kõrgenoodiga lauludest. Kas see on tõesti sisu, mida üks väike laps peaks vaatama? Need videod ei ole lihtsalt laulud ja multikad. Need on teadlikult üles ehitatud visuaalsed kommipoed, kus iga element, värv, heli, rütm on disainitud selleks, et hoida väikest last ekraani küljes nii kaua kui võimalik. Sõnad on lihtsad ja rütmilised, sest väikelaste aju töötleb kordust paremini. Võttes ühe populaarse laulu, siis 3 minuti sees öeldi täpselt 38 erinevat sõna ja 126 korda do. Kui tihti sa näed lapsi, kes ongi ülestimuleeritud? Iga nädal on meie töös ikka neid lapsi, kelle kohta me mõtleme, et seda on liiga palju. Minu tööga me ikkagi puutume väga palju sellega kokku, et sellised väga teadlikud tegevused on ju, nagu söömine, vetsus käimine, toimuvad väikestel lastel nagu ekraanidega, eks. Ma olen üks nendest lastest. Sa oled ka? No, sina võib-olla oma vanusega saad väikest lõtku. Et kui on nagu 2-3-aastane laps, kelle igapäevaelu sees ongi see, et ta mitu tundi vaatab, nagu ikkagi 4-5 tundi vaatab. Et seal on väga mitmed arengulised küljed, mida see ekraan tegelikult hakkab takistama. Värvid on lapse arengus muidugi väga tähtsad. Uuringute kohaselt teevad erksad värvid objekte huvitavamaks, tuju paremaks, aitavad kaasa kognitiivsele arengule ja loomulikult kõige tähtsam. Stimuleerivad lapse aju püütud tähelepanuga. Kui me võrdleme meie aja multikaid, siis värvid on palju tuhmimad. Veel üks lustakas faktike on see, et Cocomeloni videotes vahetub plaan iga 1-3 sekundi tagant. Iga uus klipp on justkui järgmine dopamiinipauk. Kas tuleb tuttav ette? Seda tunnet saab võrrelda TikToki scrollimisega. Paar sekundit ja juba on järgmine klipp sinu ees. Ja lapse aju läheb samasugusesse ajukõdu seisundisse, ainult et arengufaasis. Uuringud ja eksperimendid näitavad, et kas või paar minutit päevas lastele mõeldud ajukõdu vaatamist mõjutab sügavalt laste võimet erinevaid probleeme lahendada ja tapab täielikult nende tähelepanu võime. Kui on nagu küsimus selle, et mis see siis selline ülestimuleeriv sisu on, et kui tõesti vaadata mõnda sellist väga kiiret, lärmakat, pidevas muutuses, pidevate nagu ekstreemsete näoilmetega multikat on ja siis võrrelda mõnda sellist nagu ETV2 peal toimuvad või seal lasteekraanis toimuvad nagu multikat, mille sisu on nagu palju rahulikum, mille käigus nagu laps jõuab selle loo peale ka mõelda, eks, kui laps on liiga sageli selles keskkonnas, et kõik tuleb temani hästi kiiresti, hästi tugeva stimulatsiooni läbi, on ju. Et siis ta harjub nagu selle keskkonnaga ära, et see ongi see, mis mulle põnevust pakub. Niimoodi ma õpingi, eks. Aga kui me tõstame selle sama nagu olukorra lasteaeda või hiljem kooli, eks, kus ei ole sul õpetajad nagu sellised ja ei peagi olema, eks oleme. Ja siis nad tunnevadki kiiresti igavust, mõte läheb mujale ja nad ei suudagi sellises rahulikus olekus nagu õppida.
eks ole. Teine pool, mida me väga sageli näeme, on laste regulatsioonihäired. Kui seda ekraani kasutatakse sellisel viisil, et nii kui ta natuke selle häältega jorisema hakkab, et mitte vanem ei leia lahtust või ei proovi tema tähelepanu mingi muu tegevusega eemale viia, vaid kogu aeg see ekraan tuleb nagu hästi lihtsalt, et ta ei kogegi, mis tunne on ilma nagu välise vahendita tulla toime selle frustratsiooniga. Ja mis veel on õpetajad öelnud, et lapsed tihtipeale oma mängusaateks korrutavad mingisuguseid YouTube'ist kuuldud siis ingliskeelseid lauseid, mis ei kirjelda seda, mida nad parasjagu tegelikult ise teevad, näiteks mängivad legodega, vaid need on lihtsalt mingid laused, mida nad on kuulnud ja kuulnud ja kuulnud. See, et Eesti lapsed vaataksid ja näeksid eestikeelset sisu, on nagu äärmiselt oluline. Meil on neid lapsi, kes on arenguhäirega pisikesed tegelased, kelle inglise keele tase on palju parem kui nende eesti keele tase on ju. Meie eestikeelses haridussüsteemis. Et see fantaasia või mõte, et oi, aga ta õpib nii hästi sealt inglise keelt ka, et see ei ole praegu nagu see eesmärk, et pigem nagu selles vanuses on selle inglise keele kiire õppimisega risk, et kaotate midagi nagu suuremat, palju suuremaks. Kuigi nendel kanalitel on kirjas, et nad pakuvad kvaliteetset sisu laste arengu jaoks, siis nende meetodid räägivad hoopis teist lugu. New York Timesi ajakirjanik David Siegel käis vaatamas, mis toimub stuudios, kus toodetakse maailma kõige populaarsemaid lastesaateid. Et teada saada, mis on ikka kõige arendavam sisu, tehakse eksperimente. Lapsed pannakse teleka ette, neile näidatakse erinevaid klippe ja siis terve tiim jälgib, millal hakkab lapsel igav ja see moment pannakse kirja. Ikka selleks, et vältida sellist katastroofi, et laps suudab midagi oma ajuga päriselt mõelda ja eemale vaadata ekraanist. Et seal pole midagi öelda, nad on nagu leidnud üles ja tegelikult ka hästi palju erinevaid selliseid versioone katsetanud samast multikast või samast episoodist ja vaadanud, et mis siis rohkem vaatamisi kogub, kust maalt lapsed ära katkestavad, kust järgmise video panevad, mida uuesti vaatavad ja niimoodi timminud seda tegelikult ikkagi nagu perfektsuseni. Vist ei ole vale väita, et nendel ei ole sooja ega külma laste arengust. Nad tahavad lihtsalt raha ja raha tuleb. CoComeloni kanal teenib puhtalt YouTube'i vaatamiste pealt 128 miljonit aastas, rääkimata veel siis Fänninännist ja Netflixi sarjast. Ka meil siin Eestis on omaenda lastelaulude kanalid, nii et saame otseallikast küsida. Mis värk nende kanalitega siis on ja kas nemad panevad ka miljoneid taskusse? Valgusfoor, 3 värvi näitab. Valgusfoor, liigelda meil aitab. Täitsa lõpp. Koolilõpu pakkumised ongi kohal. Kui hea komplekt Samsung A36 nutitelefoniga kingiks Galaxy Fit 3 nutikell. Kui head fotod Google Pixel 9a nutitelefoniga. Vaata lähemalt Telia e-poest. Telia. Kust tuli idee teha lastelaule? Meil sündis laps. Ja siis me tundsime, et meil endal ei ole piisavalt repertuaari, mida lapsele laulda ja kuna meil olid kõik oskused ja teadmised ja võimalused olemas selleks, et laule teha, siis me mõtlesime, et mis siin ikka teeme ise. Olete kuulnud sellisest kanalist nagu CoComelon? Absoluutselt. Ikka, jah. Mis arvamused sellest on? Ütleme niimoodi, et väga head arvamused, et meile on ta selles mõttes suureks eeskujuks, kuigi nemad teevad animatsioone. CoComelonil ongi, et hästi palju korduseid, nad kasutavad ühte viisi. Aga nende laulud on ka väga õpetlikud. CoComelon saab just kõige rohkem kriitikat ja arvatakse, et see on väikeste laste süke ajukõdu. Arvamusi on mitmeid, et kui sa oled nii suur, siis on neid kriitikuid on kindlasti ka. Aga siin on ikkagi see, et vanem on see, kes piirab seda, et tõesti, kui sa jätad lapse sinna tundideks vaatama seda CoComelonit, siis see ei mõju lapsele üldse hästi. Et sina vaatad seda tegija pilgu alt. See ongi võib-olla, kuhu sa tahaks jõuda tegijana, on ju, aga kui mõelda lapse seisukohalt, siis see ei ole kõige tervislikum asi, mida ongi kaua vaadata. CoComelonis vahetub see kaader iga mingi 1,5 sekundi tagant. Nojah, et see on võib-olla nagu selline teadlik otsus, et kuidas nagu paremini seda vaatajat sinna naelutada, eks, et sinna ette. Et meie mõte on see, et me nagu ei
ei kuhja üle detailidega, et meie hoiame oma videotes hästi sellist tühja pilti ja sellepärast me teeme ka green screen'iga, et me saame kontrollida seda keskkonda. Cocomelon paneb miljoneid tasku. Kas te panete ka? Absoluutselt. Miljoneid vaatamisi. Ma ei tea, kuidas praegu on, aga mingi hetk me vaatasime, et näiteks Eestis oli 1000 vaatamist, siis laste sisul 1000 vaatamist on umbes 50 senti. Ja siis võrdluseks Austraalias oli see $5. Et meie ikkagi veel kahjuks veel ei ela sellest. Teete seda praegu lihtsalt südamest? Jaa. Armas Loolala pere, lubage ma tutvustan end teile. Olen keskmine Eesti pereema, kelle kodus kasvab 3 väikest Loolala fänni, 5, 3 ja 1 aastane. Ja meie esiklaps on kõne hilisusega ning üks hetk oli lisaks logopeedilistele harjutustele soov leida lõbusaid ja mängulisi võimalusi, et laiendada sõnavara ning viia laps rohkem oma vestlusesse kaasa. Siis leidsimegi teie laulud ning tänaseks ei möödu vist küll päevagi ilma nendeta. No vot, ma hakkan kohe nutma. Südamest siired tänud teile, et teete selle vanemluse asja pisut lõbusamaks. Vot sellepärast me seda teemegi. Internetis on tuhandeid postitusi sellest, kuidas vanemad on mures oma zombistunud laste pärast. See on nagu kokaiin lastele. Mu tütar läheb närvi, kui ma selle kinni panen. Mu laps lõpetas mängimise ja lihtsalt vaatas välja lülitatud telekaekraani, oodates videosid. Mu 2-aastane muutus koletiseks, kui ma ei lasknud tal videosid vaadata. Et on nagu mõnes mõttes nagu narkootikum, et see tõesti, see tekitab lapses sellise tunde, et ma tahan seda veel ja veel ja veel, aga mina ei paneks last tundideks Cocomelonit vaatama. Kui on vanemad ütlevad, et nad ei tule ära, me ei saa nagu neid sealt ekraanist ära, see on selge signaal, et kusagil on miski lapse jaoks liiga raske, et kas on tõesti see, et me peame vähendama seda nagu aega üleüldiselt või ütlemagi praegu, et see mäng või see video või need multikad praegu ei sobi talle. Et vaatame mingisuguseid teisi multikaid, on ju, aga mitte seda, eks. Aga ma ei saa hukka mõista seda, et lastel lastakse vaadata YouTube'i videosid. Vanem tahab ka puhkehetke, et need puhkehetkede pärast siis kasutatakse muidugi lapsehoidjana ja seda ei pea alati väga hullult nagu hukka mõistma. Aga sellist asja nüüd küll pole, et kes mõtleb, et äkki mu laps jääb millestki ilma või ei oska tulevikus inglise keelt, et kindlasti tuleb hakata näitama juba 1-kuuselt. Seda mitte. Et kui võimalik, siis muidugi edasi lükata kõiki neid igasuguseid multikaid, ekraane, kõike seda. Aga kui see laps nüüd ühe korra ikkagi näeb, ei tasu sattuda täielikku paanikasse ja mõelda, et nüüd ma olen vanemana läbi kukkunud. Ehk et nagu ei ole kindlasti nagu vaja mõelda seda, et need ekraanid on hästi pahad ja halvad ja et ikkagi pigem olla ise vanem, kes nagu tähelepanu pöörab, et mida ta laps vaatab, sest see on vanemate valik, vanemad peavad selle otsuse tegema. Et me ei saa nagu 5-aastaselt küsida seda, et kas sa tahad vaadata seda või seda, eks. Meie käest ka ju muidugi sageli küsitakse, et kui palju see nagu siis eelkooliealisele lapse ja kui palju seda ekraani aega üleüldiselt võiks olla. On vanus korda 10 on see nagu kokku päeva jooksul seda ekraani aega, mis nagu tähendab seda, et ütleme, kui ta on sul 4-aastane, eks ole, et siis tal ongi 40 minutit, et seal ei pea olema ka niimoodi nagu nui 4, aga võtta, et tegelikult see mõõde või see sobivus on ikkagi nii suures kontrastis, nagu sa ütlesid, on 4-5 tundi või siis see, et 40-50 minutit tegelikult, eks. Ja mida siis nagu teha, kui see agressiivsus nagu on juba kohal, et ei saagi enam nagu ilma ekraanita? No võiks vanem endale meelde tuletada, et ta ei ole kuidagi selle olukorra ohver ega lapse selline alluv, et see ei ole kuidagi, ütleme, väike lapse jaoks selline elu ja surma küsimus, et nagu, ma ei tea, toit ja puhas vesi, et see multika vaatamine ei ole eluks vajalik. Vanem peab oskama ka ennast tegelikult kehtestada
et nüüd on kõik, nüüd me teeme nii. Soovitatav on see, et meil on näiteks mingisugused ühised kokkulepped meie kodus, kõige elementaarsemad, söögilauas näiteks ekraane ei ole, on ju. Magamistoas meil ei ole ekraane, et mingisugust seda laadi kokkulepped. Kogu see tööstus räägib laste arengust, aga lõppude lõpuks ainukene asi, mis areneb, on vaatamiste number nende YouTube'i analüütikas. Kas vanemad peaksid nüüd kõik ekraanid kodust välja viskama ja oma lapsele ainult puidus klotsid ette andma? Ei. Aga vähemalt nüüd teate, mis nende nunnude videote taga päriselt on. Need videod ei ole isegi nunnud, need on horrible.